Tere taas siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, rõõm kõiki tervitada. On märtsikuu viimane päev, 31. märts. Homme on saabumas aprillikuu, kuigi Eestis tundub, et on jätkuvalt talv, sest kevade hõngu küll nüüd tunda ei ole. Sama on siin Brüsselis, kui lühidalt oli eelmine ajal veel selline suveilm +20, siis praeguseks on nagu Eestis +5, 6 ja vihmane. Kõigile kuulajatele, vaatajatele, et mul võib-olla hääl on natukene ära, et tegemist lihtsalt väikese kevadkülmetuse või tõbiga, et hääl on kadunud ja nohu vaevab, aga ei ole hullu. Nohuga on üldiselt see, et kui sa seda ravid, läheb nädal aega, kui see ravi läheb 7 päeva. Nii et elame üle. Igastahes Euroopa Parlamendist, mis on siin toimunud. Võin kohe ausalt öelda, ega väga suurt ei ole midagi toimunud see nädal. Ma tulin siia teisipäeva õhtuks, sest teisipäeva päeval ma käisin Kuku raadios, selle lingi panin üles ka sotsiaalmeediasse. Kuku raadio intervjuus siis rääkisime Ukrainast ja Venemaast, aga eelkõige selle fookusega, et kuidas on Euroopa riigid käitunud, mida otsustanud, kuidas tegutsenud. Järelem oli see, et ega nad väga ei olegi tegutsenud ja kuhu see lõpuks kõik välja võib jõuda. Tuli teemaks ka siis asjaolu, et Eesti lubab väga demokraatlikult ja inimõigusi austavalt omada vaenlase kodanikel tulirelvi kodus. Eestis on üle 1000 Venemaa kodaniku, kellel on olemas relvad kodus. Tänane valitsus seda piirata ei soovi, Siseministeerium hämab. Siseminister on küll endine politseinik, kuigi võib-olla see natuke isegi kahjustab politsei mainet, kui selline inimene siseminister, aga see selleks. Igastahes nendel huvi puudub, et seda olukorda lahendada. Me elaksime justkui kuskil Luksemburgis, kes on ümbritsetud heatahtlike naabritega, sõpradega, et ühtegi ohtu ei eksisteeri. Aga meie, kes me elame nagu põhimõtteliselt Iisrael ümbritsetud vaenlastega, meie lubame vaenlase kodanike relvi omada. Aga samal ajal valitsuse reiting tõuseb, Reformierakond on populaarsuse tipul, nii et need inimesed kõik, kes täna toetaksid Reformierakonda, on kaassüüdlased selles, et vaenlase kodanikel võivad olla kodus relvad. Nad on kaassüüdlased, täpselt nii nagu Venemaalgi. Enamus Vene ühiskonnast on kaassüüdlased selles, et Vene sõdurid vägistavad, tapavad, pommitavad lasteaedu, pommitavad haiglaid, sünnitusmaju ja samamoodi ka Eestis kahjuks. Aga sellest me rääkisime Kuku raadio intervjuus. Kes ei ole kuulanud, on järelkuulatav, minge minu Facebooki lehele ja leiate lingi ülesse. Teisipäeva õhtul tulin siis siia, kolmapäeval ehk eile, ma ütlen ausalt, ma tegelesin eelkõige ülikooli asjadega, sest aprilli keskel on tulemas tähtajad väga paljudel kodutöödel, nii et arukas on juba praegu vaikselt võimalikult palju asju ära teha, ära lahendada, et jääks viimasele minutile. Täna hommikul toimusid paar komisjoni istungit, näiteks libe komisjon, väga libe komisjon, mis on siis tsiviilasjade komisjon, kus tegeldakse eelkõige migratsiooniküsimustega. Olid seal hääletused, hääletati näiteks Afgaani naiste ja laste õiguste osas, arutleti demokraatia tingimuste üle, lühidalt öeldes 3 tundi komisjoni istungit, mis oli kohutavalt mõttetu. Aga seda ajaveetmist on siin väga tihti väga palju sellisel moel. Olulisem küsimus on olnud pigem ettevalmistus järgmiseks nädalaks, sest järgmisel nädalal toimub täiskogu istung Strasbourgis. See nädal siis valmistatakse ette päevakordi, teemasid. Saatsin ka ise täna siis kirja ära meie poliitgrupis ametnikele, et mis teemas ma soovin kõneaega. Kolmapäeva hommikul on siis küsimuse all jällegi sõda Ukrainas, Venemaa rünnak ja teen oma siis jälle minutilise või 2-minutilise kõne, kus ma siis tuletan meelde kuidas Lääne-Euroopa on kaasvastutav sõja eest. Tänasel päeval jätkuvalt makstakse iga päev umbes 1 miljard eurot Venemaale, et osta gaasi ja naftat, ehk siis selle rahaga rahastatakse ka tänast sõda. Euroopa riigid enamjaolt on hakanud juba väsima, et kõik tahavad justkui kaelast ära saada, et mingi sõda on, jube kole on ju vaadata meedias pilte, kuidas on surnud lapsed ja massihauad, et parem kui seda poleks olemas, et umbes, ukrainlased, andke alla parem, et jumala pärast sõda ei oleks. Kahjuks. Aga samal ajal siis mina ja me siin eestlastega üritame siis veenda neid lääne-eurooplasi, et kui te tulete rääkima, et pange relvad maha, lõpetage sõda ära, siis sellisel juhul võime küsida prantslaste käest, et millisest territooriumist Prantsusmaal te olete nõus loobuma, juhul kui keegi peaks tungima kallale Prantsusmaale ja selle nimel, et jumala pärast keegi surma ei saaks. Et kas võtame näiteks Alsace'i piirkonna ära, mis kunagi oli Saksamaa omanduses, äkki Lõuna-Prantsusmaalt midagi ära anda Hispaaniale,
sama asi sakslaste käes küsimus, et äkki anname mõned linnad ära Poolale, jumala pärast, kui keegi teile juhtuks kallale tungima. Et igasugused sellised nagu ettepanekud või suhtumised Ukraina suunas on lihtsalt jälgid. Aga loodetavasti saan kõneaega, eks ma siis teen oma parima järgmine nädal ja vaatame, mis sellest lõpuks siis välja tuleb. Lühidalt ka Eestist vaatan mina siis reitingu tulemusi ja uuringuid, vaatan Reformierakonna toetuste taas tõuseb. Mul hommikul lõi kohe pähe astronatsioon, et mis on ühist Putinil ja Kaja Kallasel. Et nende mõlema reiting tõuseb nii Venemaal kui Eestis tänu sõjale Ukrainas. Ehk on olemas massiliselt Eestis inimesi, kes loomulikult koonduvad olema võimu ümber, kui on julgeolekuoht, on kriis, on sõjaähvardus. Ja samal ajal ma ei saa lihtsalt sellest aru, et millega need inimesed mõtlevad. Seesama peaministri erakond on süüdi selles, et meil pole sõjaväeluuret. Seesama erakond on tekitatud olukorra, kus vaenlase kodanikel on relvad kodus. Seesama erakond on keeldunud investeerimast rohkem meie kaitsevõimesse ja heietab ainult NATO-st. Seesama erakond põhimõtteliselt nullib ära igasuguse debati teemal, et kas meil on vaja plaani B, C või D või E. On ainult leierdamine, aga meil on NATO, meil on Euroopa partnerid. Nagu Taavi Rõivas ütles, et mitte kunagi iial enam üksinda. Ja loosungina kõlavad need jube hästi, aga häda on siis, kui need inimesed ka siiralt usuvad neid loosungeid ja selle põhjal teevad oma valikuid valimistel. Seesama erakond, Kaja Kallase erakond, põhimõtteliselt on keeldunud investeerimast keskmaa õhutõrjesse. Millega me ennast huvitav kaitseme sõjaolukorras, kui on olemas Suwałki koridor kinni, meri on kinni, õhuruum on kinni, Ämari lennubaas lastakse esimesena õhku, siis huvitav, kuidas need liitlased meil appi tulevad. Kui hakatakse alles diskuteerima selle üle, et kas seal ikka Eestis on äkki sõda, äkki on lihtsalt mingisugune sisekonflikt, kodusõda, me pole ikka kindlad. 30 päeva alles diskuteerime, vaidleme ja arutame, et kuidas siis ajata meie liitlast. Aga selleks ajaks on riik läinud ja kes on selles süüdi? Reformierakond. Ja kõik inimesed, kes tänasel päeval toetavad Reformierakonda, on kaassüüdlased selles. Nad on kaassüüdlased. Ja igasuguse halassuse tuleb öelda, et nemad vastutavad selle olukorra eest täna. Ma olen vaadanud meedias artikleid ja ülevaateid ajakirjanike poolt, kuidas kiidetakse taevani Kaja Kallast. Et Kaja Kallas on kõige parem peaminister sellises olukorras, kui on sõjaoht. Et ta käib mööda maailma ringi, räägib meie seisukohtadest, räägib Venemaa ohust. Jah, väga tore. Rääkida võime kõik. Hea külg on loomulikult see, et ta vähemalt suudab veidi paremas inglise keeles rääkida, kui suutis Jüri Ratas. Rääkimata muidugi Toomas Tõnistest ja muudest ministritest, et tema inglise keel on vähemalt parem ja ta oskab lihtlauseid enam-vähem loogiliselt kokku panna. Aga kas siis see ongi see tase, mida me eeldame peaministrit? Kas tõesti on meie poliitiline tase niivõrd mutta surutud, et Kaja Kallas suudab särada kui kõigi aegade parim peaminister? Lõppkokkuvõttes rääkida me võime rahvusvaheliselt Euroopa Liidus, NATOs, meie liitlaste üles, võime rääkida palju ja kõike. Küsimus on resultaadis, küsimus on see, et tulemus, mida me sellega saavutame. Eelmine nädal, kui Kaja Kallas üritas poseerida uhkelt ühispildil koos teiste NATO riikide juhtidega, peaministritega. Kui te vaatate seda videot, kus ta sinna ühispildile läheb, siis see on selline tüüpiline, ütleme, preilikene, kes tahab olla suurte poistega ühe pildi peal, aga mitte keegi ei teinud temast välja. Sellel NATO tippkohtumisel eelmine nädal Brüsselis 24. märts ei tulnud mitte ühtegi konkreetset otsust, mida NATO nüüd teeb arvestuse olukorda, kus Venemaa on tunginud Ukrainasse. Kas saadetakse lisajõude, kas antakse suuremat relvaabi Ida-Euroopa riikidele, sealhulgas Eestile, kas tuuakse NATO alaline baas? Otsused ei tulnud. Järgmine kohtumine, kus need otsused oodatakse, on juunikuus Madridis, kui toimub NATO tippkohtumine. Ja ma võin öelda, et kui selleks tippkohtumiseks ei tule otsust, et näiteks Suurbritannia ja USA, NATO suurimad panustajad ja suurimad riigid, ei saada suuremat sõjavarustust näiteks Eestile, Lätile, Leedule, Poolale, kui me ei saa mitte mingisugust lisaabi, siis võib öelda, et aga mis oli kasu sellest Kaja Kallase mööda maailma ringi tuuritamisest? Mis sellest kasu oli? Lõppkokkuvõttes rääkisid, mis sa rääkisid, aga tulemust ei ole. Aga me tahame tulemust, meil on vaja tulemust. Loomulikult ma tean, et tal on võib-olla tore lugeda, kuidas Eesti Ekspressi ajakirjanikud ülistavad teda taevani ja selline paitab egot küll. Aga Eesti riigile, Eesti rahvale ja inimestele on sellest vähe abi.
Ja lõpetuseks loomulikult maskikohustusest. Ma just kirjutasin ka sotsiaalmeedias, et kui Kaja Kallas käis eelmine Brüsselis, siis oleks ta võinud vaadata, et isegi Brüssel, mis on tema jaoks nagu ebajumal, et ikka vaatame, mida Euroopa Liit ütleb või käsib või kohustab meid tegema, siis Brüsselis on maskikohustus kadunud. Sa võid käia rahulikult ringi poes, kaubanduskeskuses, muuseumis, ilma et sa peaksid kandma oma vana kulunud maski nina väljas. Eestis pead sa kandma, sest valitsus otsustas täna, et lõpetame maskikohustuse juhul, kui nakatumiskordaja langeb keskmisele tasemele ehk kollasele tasemele. Aga häda nüüd on selles, et valitsusel puudub igasugune loogika, sest puudub tõestatud korrelatsioon maskikohustuse ja nakatumiskordaja vahel. Ei ole ühtegi Euroopa riiki, kus oleks tõestatud, et kui on maskikohustus, siis see kuidagi annab efekti nakatumiskordajale, nakatunute arvule. Seda lihtsalt ei ole. See pigem on nagu enesepetmine, usk sellesse, et kui me paneme mingisuguse piirangu, siis äkki see aitab. Aga ma arvan, et see ei ole eeldus, mille põhjal peaks valitsus juhtima riiki. Aga paraku meil on täna selline valitsus. Igastahes, homme hommikul hakkan tagasi lendama Eestisse. Ülehomme ehk laupäeval toimub meil erakonna volikogu, mis on ettevalmistav koosviibimine erakonna kongressiks, mis toimub 9. aprillil. Taas on mind mitme erakonna ringkonna poolt üles seatud erakonna aseesimehe kandidaadiks. Loetavasti inimesed toetavad mind erakonnas nendel sisevalimistel, kuid kes ei toeta, siis igaühe vaba valik, toetagu keda tahes. Teile soovin aga jõudu jaksu, ärge saage nohu, ärge kaotage oma häält, nagu mina, ja kohtume taas järgmine nädal juba Strasbourgist peale täiskogu istungeid.